tõsiste ja praktiliste teemadega jätkame, et mida toovad endaga kaasa siis maksuseaduste muudatused. Selleks ootame siis lavale rääkima Jüri Haamerit. Nii, teeme väikse aplausi ka. Tere päevast kõigile siin olijatele. Täna on tõepoolest see päev teil, kus te näete elusat maksuametnikku ühes ruumis. Tähendab, miks ma seda ütlen? Tavapäraselt viimaste aastate arengud maksude kogumisel on sellised, et järjest suurem osa inimesi maksuametnikuga üldse kokku ei puutugi. Heal juhul suhtleb maksuametnikuga läbi arvuti või siis vaatab Facebookis pilti, aga areng on olnud selline, et see vajadus sellise vahetu verbaalse suhtlemise järele on pidevalt vähenenud. Kuid nii nagu tänase päeva minu esinemise teemaks on maksuseaduste muudatused, siis see võib tähendada seda, et inimeste huvi vahetult maksuametnikuga suhtlemise vastu hakkab suurenema. See on võib-olla veidi intrigeeriv ja võib-olla on meil siin IT-arendajad ei taha seda juttu kuulda, aga kui nüüd ma lähen nende praktilisemate teemade tutvustamise juurde, siis ilmselt igaüks saab nüüd mõelda, kas tal on vaja oma nii-öelda isiklikest, mitte intiimsetest tuludest hakata maksuametnikuga aru pidama või mitte. Aga hea küll, läheme edasi. Nii. Tänast maksumuudatuste kava koostades ma pidasin tükk aega iseendaga nõu. Ja seda sellepärast, et minu põhitegevuseks on koolituste korraldamine, administreerimine. Ja mõtlesin, mida siis täna käsitleda ja pidasin mõistlikuks mitte esitada siin seda pikka maksumuudatuste loetelu ja sellest üle libiseda, vaid pigem keskenduda kahele nii üksikisikut kui ka ettevõtjaid huvitavale temaatikale maksude vallas muudatustele. Muidugi siin lisanduvad veel teemad, mis puudutavad osalusoptsioone. Maksumuudatuste seaduse seletuskirja järgi neid oli 2015. aastal ainult 20 Eestis. No ilmselt need suurenevad, kui nad soodustatakse. Siis on varjatud kasumi väljaviimise teema, dividendide tulumaksu teema ilmselt muutub suhteliselt atraktiivseks, aga see on eelkõige 2018-2019 aasta teema. Aga need küsimused, mis siin on nüüd toodud, on siis osa on juba praegu sellised, mis kuidas öeldakse, mõjutavad või võivad mõjutada või siis, kui ettevõtja tahab, ettevõtja tegevust, ettevõtja tulemit ka lõpuks kaugsemalt. Üksikisiku maksuvaba tulu hakkab kindlasti mõjutama enamikku Eesti elanikest. Ja sellepärast ma otsustasingi, et ma annan lühitutvustuse sellest üksikisiku maksuvaba tulu arvestamise, tema administreerimise probleemistikust ja siis sealt ka jookseb välja, milline roll siis on igal üksikisikul, milline roll on maksuadministratsioonil, milline roll on ettevõtjal, tööandjal. Need on igal ühel omad rollid ja need on mõneti muutuvad, eeskätt sellesama töövõtja vaates. Nii, aga läheme siis edasi. Nii.
Mis siis muutub 1. jaanuarist 2018? Tähendab, ma ei hakka ühtegi poliitilist hinnangut ega ka isiklikku hinnangut siin andma, sest poliitika ei ole see valdkond, kus ma peaksin igapäevaselt toimetama ja oma arvamus võib olla ainult nüanssides, aga ametnikuna nii mina kui ka kõik minu kolleegid Maksu- ja Tolliametis annavad endale väga hästi aru, et neil on maksumaksja poolt ootus, et see rakendatakse võimalikult mõistlikul viisil. Kui tuua siia nüüd repliik, et maksude maksmine ei saa olla kunagi väga meeldiv, siis, ja seda meeldivaks teha, suhteliselt keeruline, võib-olla väga keeruline, aga teda on võimalik teha mugavamaks. Ja ka mugavus ei pea seda iseenesest meeldivamaks teema. Ja siia juurde veel, mis on jooksnud meie ametkonna sellisest hinnangust maksu käitumisele, siis tegelikult enamik makse makstakse vabatahtlikult, 95% makse tuleb ainult 5000 ettevõtjalt ja ülejäänud osa on see, siis millega tegemist on palju, aga koguda tuleb seesama võrdse kohtlemise printsiibi järgi eelkõige. 5% on ka suur summa, maksude, absoluutsummana suur summa maksude kontekstis. Nii, mis siis muutub? Muutub see, et üldine maksuvaba tulumäär on aastas 6000 eurot ehk 500 eurot kuus. See on olnud poliitiline lubadus, see on ka nüüd seadusena rakendatud, 1. jaanuarist hakkavad kõik selle järgi toimetama. Kusjuures siin ma tõin ka välja klausli, täiendavat maksuvaba tulu pensionidele ja tööõnnetushüvitistele ei ole. Hiljem me näeme, mida see praktikas võib kaasa tuua, kohe etteulatuvalt ütlen, et töötavatel pensionäridel tõenäoliselt igakuine sissetulek jääb väiksemaks. Pensioni osas, pensioni hakkab vähem saama, kui töötasu jääb talle samale tasemele. Nii, ja lõplik arvestus tulumaksu osas tehakse lähtuvalt aastasest tulust. Põhimõtteliselt on ta ka praegu samasugune tuludeklaratsiooni järgi, kuid siin, kui me nüüd hakkame seda tehnoloogiat vaatama, siis see saab hoopis nii-öelda värvilisemaks olema. Nii, siin te nüüd näete, milline siis see seadusest tulenev dünaamika maksuvaba tulu ja siis võimalike sissetulekute vahel on. Need numbrid saate te ettekandest ka veel ja ise hakata arvutama oma tulu, aga ma läheksin edasi siit niimoodi, mida maksuvaba tulu sees arvestatakse. Ma joonistasin selle niisuguse leebena, need mis tulud arvestatakse ja siis maksuvaba tulu siis veidikene teistsuguse värviga. Põhimõtteliselt on need maksustatavad tulud kõik samad, mis on praegu. Midagi erinevat ei ole. Dividendide maksustamise tehnoloogias on veidi erinevusi, aga põhimõtteliselt see võib ka mõjutada nüüd siis juba aasta lõplikku maksustamisele kuuluvat tulu. Siin tegelikult midagi suurt uudist nagu ei olegi. Nii, aga nüüd, kuna teie hulgas on palju ettevõtjaid, kelle kolleegid, raamatupidajad peavad igakuiste väljamaksete puhul pidama kinni tulumaksu, siis selline niisugune sõnastatud skeem on järgmisest aastast rakendatud või rakendatakse järgmisel aastal. See tähendab seda, et kuni, paneme järgmise pildi ette, näete, siin on selline skeem, kus siis on näha, kuidas maksuvaba tulu, see on selle sinakatooniga ja brutotulu kuus, on ta palk või siis midagi muud, kuine väljamakse, palk pluss preemia, võib-olla seal on veel mingisugune lisatasu. Siis näete, see maksuvaba tulu on siis tulenevalt siis brutotulust siis kogu aeg ka suureneb kuni 500-ni. 500 on siis piir,
kuni 1200, mis ta seal on, sinnani ja siis hakkab langema ja kui brutotulu on kuus juba rohkem kui 2100, vist oli 60, seal me näeme seda hiljem, siis maksuvaba tulu enam ei arvestatagi. Põhimõtteliselt, ausalt öeldes päris keeruline vaadata. Aga nüüd, kui nüüd tuua siin nüüd see, alumine rida on ka näha, ma tõin nüüd välja sellise skeemi, kus siis oleks näha, kuidas see maksuvaba tulu muudatus sellise kontseptsiooni järgi mõjutab siis, ütleme, kui me eeldame, et see brutotöötasu on seal ülemise rea peal, siis kuidas ta siis mõjutab väljamakseid 2008. aastal võrreldes samasugustel tingimustel 2017. aastal, maksutingimused on ainult teised. Ja näete, kuni 1200 euroni, 1200 euro puhul väljamaksed igas kuus suurenevad 64 eurot, see, mida ma usun, et nüüd enam ei kuule, aga terve selle aasta ja eelmise aasta lõppu oli vähe poliitikuid, kes seda ära ei nimetanud, seda 64 eurot. Aga näete, 1780 see brutotulu, ütleme palga puhul, on see praktiliselt 0 ja vaat siis ta hakkab vähenema järjest ja jõuab siis sinna ligi 35 euro juurde 2090 eurose siis palga puhul. Nii et selline skeem. See on nüüd sellisel puhul, kui töötajalt peetakse palka kinni ja rakendatakse seda 500 eurost maksuvaba tulu. See on siin matemaatika, näete need valemid, igal ühel hea kodus arvutada, mina ka arvutasin töötava pensionärina välja, kui palju ma vähem hakkan saama. Ma tean seda juba, ma olen selleks ette valmistunud ja ma ilmselt psüühilist traumat ei saa. Nii, edasi. Nii, kuidas siis selle maksuvaba tulu arvestamisega on? On niimoodi, et endiselt on vaja selle väljamakse saaja avaldust, kui lihtsustatud käsitleda, siis palgatöötaja, töövõtja avaldust ja seda maksuvaba tulu saab rakendada ainult üks tulumaksu kinnipidaja. Siin ma tõin näite enda puhul tööandja ja Sotsiaalkindlustusamet, mina kui pensionär. Ma ilmselt annan selle õiguse tööandjale. Ma usaldan teda piisavalt, see ei tähenda, et ma Sotsiaalkindlustusametit ei usalda. Nii, ja soovitav on siis esitada üks avaldus terveks aastaks. Sellel on praktiline kaalutlus, kui seda on võimalik teha, aga seda ei tarvitse üldse olla, edaspidi näeme, kuidas sellega on. Siis on kindlasti lihtsam raamatupidajal ja on, ühesõnaga see asi ei tarvitse kohe alguses kiiva kiskuda. Aga nii, avaldust võib muuta iga kuu ja avalduses tuleb siis näidata, kas arvestatakse maksuvaba tulu, kui ei näidata summat, siis tähendab, on 500 eurot automaatselt. Üldse ei arvestataks maksuvaba tulu, ka võimalus, ja arvestatakse maksuvaba tulu mingi konkreetne summa. See on konkreetse summa ulatuses peaks seal olema, aga konkreetne summa. On ta 100 eurot, 200 eurot, 250 eurot, 450 eurot ja nii edasi. Selleks, et see summa välja arvutada, edaspidi näeme, et see vajab niisugust natukene arvutamist. Nii, iga kuu võib muuta, see on veel korratud see avalduse teema ja siin tuleb pidada silmas, et kuigi ka näiteks kui maksuvaba tulu tuleb seal valemi järgi arvutades, raamatupidaja arvutab välja väiksema maksuvaba tulu, kui see avalduses on näidatud, siis tuleb lähtuda sellest valemist arvutatud tulust. See on juba niisugune raamatupidamistehnoloogiline, aga siiski ka põhimõtteline. See tähendab seda, et sisuliselt raamatupidaja ikkagi kontrollib seda maksuvaba tulu
tulu nii-öelda avalduses oleva summa kasutamise võimalikkust. Nii, mismoodi, kas meil on puudu mõned slaidid siit või? Nii, mismoodi Maksu- ja Tolliamet siis teavitab, sest tegelikult see temaatika vajab väga suurt teavitamist. Mitte kunagi ei ole Maksu- ja Tolliametist küsitud nii palju koolitusi, ma ütlen töökollektiivid, nimetame selle sõna, töökollektiivid küsivad koolitust oma töötajatele, kuidas moodi järgmisel aastal selle maksuvaba tuluga ikka on. Neid tuleb, kuna mina nendega tegelen, tuleb neid kümnete kaupa päevas. Ja see näitab seda, et see teema läheb juba inimestele korda, nad tunnetavad, et see on keeruline. Ütleme, tavainimese jaoks, kellel varem ei ole olnud niisuguste arvutustega vaja tegelda. Ja seetõttu siis Maksu- ja Tolliamet siis nüüd püüab siis erinevate kanalite kaudu ka inimesi teavitada. Ja siin on need kõik üles loetud. Oluline koht on siin Maksu- ja Tolliameti kodulehel. Seal on olemas vastav kirjalik info, veebiseminarid on järelvaadatavad, lisaks sellele, et ka teatud hulk inimesi saab osa sealt võtta, ja oluline koht on koostöö teavitustes Sotsiaalkindlustusametiga, sealhulgas ka pensionäridele selgitamine. Pensionäride puhul see on see grupp, kellel nüüd tuleb, ma usun ka teil, kui teil on tööandjatena tööl pensionäre ja siis tekib neil kindlasti küsimusi ja ma eeldan ka, et ei ole välistatud surve, et nüüd tõsta mu palka, et ma saaksin sama palju raha kätte kui varem. Mis on täiesti mõistetav inimlikult. Nii, mis on Maksu- ja Tolliametil kavas? Lisaks nendele meetmetele, mis olid. Lisaks on järgmisel aastal, kui juba see maksuarvestus sellise reeglistiku järgi käib, E-maksuametis on inimesel võimalik vaadata, kuidas tema väljamaksete seis on, kuidas erinevad tööandjad on maksnud, kuidas on seal maksuvaba tulu kinni peetud. Ma olen kuulnud ka seda, et mõned raamatupidajad ütlevad, et see on nii segane süsteem, mina pean igal juhul 500 eurot kinni ja kõik. Nii. Ja vaat väga hästi te reageerite, te saate aru, mis see tulemus on ja mis see inimene siis 2019. aasta veebruari keskpaigast kuni seal, ütleme, aprillikuuni ütleb teile. Nii. Kokkuvõtvalt siis sellest maksuvabast tulust. Nii, maksuvabast tulust siis tulumäär on tegelikult, see on astmeline tulumaks. Muide, astmeline tulumaks on olnud Eestis kogu aeg, alates 1994. aastast. Esimene aasta on maksuvaba tulu olnud. Ja siis rohkem astmeid ei ole, ongi astmeline, jah. Nii, tähendab, mis on siin oluline? Tähendab, selleks see esimene märgi taga tekst, tähendab, iga inimese roll on nüüd oma tulude nii-öelda mõistliku maksustamise juhtimisel on aasta alguses juba läbi mõelda oma nii igakuised tulud kui ka loodetavad muud tulud ja siis prognoosida, milline tema aastatulu tuleb. Ja siis selle eeldava aastatulude põhjal teeb ta otsuse igakuise maksuvaba tulu rakendamiseks. Jah, see tundubki, ma näen, et juba need reageeringud on täiesti mõistetavad, et see on keeruline. Tähendab, siin nüüd ongi niisugune asi, et lisaks sellele, et kindlasti osa inimesi, kes oma tulude planeerimisega on ka varem tegelevad sellega ka ilmselt edaspidi, aga on palju neid, kes sellega ei tegele, ma arvan, et isegi suurem osa. Ja vaat siin nüüd, kust nemad abi saavad. Ja ma olen kindel, et kõigepealt pöördub ta oma tööandja poole, mitte tippjuhi, vaid raamatupidaja juurde.
raamatupidaja poole ja tegelikult nii või naapidi raamatupidaja, kuidas siis keegi suhtub. Ma usun, et enamik on mõistvad ja annavad inimesele nõu. Iseasi nüüd, siin tekib teine probleem, kui palju inimene tahab oma tulevasi tulusid varjata. No mitte varjata. See ei ole võib-olla kohane sõna, tähendab, ta ei taha avalikustada raamatupidajale seda. Ja see on ka täiesti mõistetav. Ta ei taha öelda, et vaat ma mõtlen, et nüüd ma veebruaris, et teeme nüüd avalduse niisuguse, aga jätab ütlemata, et ma veebruaris, mul on vaat metsatükk, ma müün selle ära. Jätab selle ütlemata. Ja nüüd tuleb aasta lõpp kätte, ta sai sellest arvestatava tulu, ütleme Eesti keskmise aastapalgaga võrreldes oluliselt rohkem ja mis siis saab temal maksudeklaratsioonis? Ma ütlen, et imestuseks on see on väga pehmelt öeldud, selle tulemus. See on pigem nördimus. Ja siis tekib küsimus, miks talle seda enne ei öeldud ja nii edasi. Nii et see on niisugune inimeste, siin tekib juba ettevõtja juures koostöö teema ka, ettevõtja erinevate ametimeeste. Ja siit ka tuleb võib-olla välja see, et miks ma valisin selles teema selgitamise siia, et siin on jälle 100 inimest, kes on sellest kuulnud, näinud. Ja ma usun, et väga paljudel tekib huvi, nad hakkavad uurima kõigist kättesaadavast materjalist, mis nüüd järgmisel aastal saab ja veel hullem, mis saab ülejärgmise aasta algul deklaratsiooniga. Võeti selle tulemusega. Nii. Ja nüüd, kui ta on oma otsuse teinud, inimene on oma otsuse teinud, siis ta avaldusega teavitab. Siin on jälle seda korratud. Nii, läheme siis edasi. Nii, ja ongi siin tuludeklaratsiooni teema. Kui on teda tuleb juurde maksta, kui maksuvaba tulu on rakendatud rohkem, kui aasta kokkuvõttes 6000 eurot, siis tuleb maksta juurde ja kui on vähem rakendatud, tuleb tagasi saada. Tegelikult ennustus ei ole alati võib-olla kõige parem nõuandja, aga ma eeldan, et väga palju on neid, kellel 2019. aastal deklaratsiooni järgi enam ei ole seda neil on rõõmus ootus, aga siis on tähendab deklaratsiooni tegemise juures juba, kui elektroonselt teha, siis tulemuse juures. Nii et paraku see on nii, aga seda kõike saab vältida, kui järgida neid juhiseid, mida Maksu- ja Tolliamet annab, mida kolleegid annavad, mida sõbrad tuttavad annavad. Ma pean silmas muidugi mõistlikke juhiseid. Nii. Näiteks ka niisuguse juhised antakse ära, tee väljagi üldse sellest. Enne kui oma arvet hakkab mõjutama, enne ei teegi välja. Nii, aga mis ma tahtsin tuua praegu välja, teades, et teie hulgas on palju ettevõtjaid. Nimelt, see on nüüd niisugune igati kaasaegne ettevõtmine. Ma ei tea, kas keegi on selle teemaga juba kokku puutunud? Olete näinud ja kuulnud? Jah, väga hea, siis saate ka kolleegidele rääkida, kuidas ta praktikas töötab. Tähendab, see on nüüd niisugune projekt, kus siis tegelikult pangale antakse kõik vajalik info maksude väljaarvutamiseks ja pank siis saadab selle, tähendab tehnoloogiliselt ta tehakse üks kord. Siis pank saadab selle info Maksu- ja Tolliametile, Maksu- ja Tolliamet, ütleme sisuliselt koostab maksudeklaratsiooni, arvutab välja maksukohustuse ja siis pangas tehakse need ülekanded, siis millal siis ettevõtja otsustab need teha. Põhimõte on väga banaalselt öeldes niisugune. See tähendab seda, et millest on aastaid tagasi juba räägitud väga, kui Eesti see IT-tiiger kõvasti käpad püsti ja häält hakkas tegema. See, et kui saaks niimoodi, et juba pankade kaudu kõik asjad korraldatakse ära, maksud makstud ja kõik nii edasi. Ja nüüd see on üks sammudest. Praegu on ainult LHV pank partneriks, aga ma usun, et see on ainult aja küsimus, millal ka teised pangad tulevad. LHV pangal on ma arvan, et see on eelis, et ta on veidi väiksem pank, tema klientuur on väiksem, tal on lihtsam neid rakendusi võib-olla teha, neid rakendusi käivitada
ja kogu seda sisult testida, seda süsteemi. Nii, siin on selle kohta ka skeem, see on meil kodulehelt, need on meil kodulehelt olevad asjad, nii et ega siin midagi uudset ei ole, lihtsalt see on tehnoloogiline skeem, kuidas on, aga siin on ka juhile infot, kuidas sellega toimetada. Nii et võt, see on selline võimalus ja ma usun, et see on tuleviku asi, sest tegelikult olles väga suure osa oma elust töötanud Maksuametis ja nüüd Maksu- ja Tolliametis, ma näen, et tegelikult enamik neid, kellel on maksukohustus, soovivad sellega täita. Ükskõik siis, kuidas nad neid hambaid kiristavad, kas maksuametniku ees või nurga taga, aga nad tegelikult soovivad täita ja see on üks meede siis, et teha seda mugavamaks. Nii, nüüd läheksime lühidalt ka teiste selliste ettevõtjate elu. Mingi 3 minutiga saab? No teeme lihtsalt, jah, proovime 3, no ütleme 4. Nii, tähendab erisoodustus. Põhimõte on selles, et nüüd teha, avardada tööandja võimalusi palgata töötajaid, on neil võimalus ilma erisoodustusmaksu rakendamata teha kulutusi töötajate transpordiks kodust tööle ja tagasi. Põhimõte on selles. Kogu see konkreetne info on siin. Te pärast saate neid slaide ka vaadata ilmselt, kui soovite. Jah, kusagil, jah. Nii, edasi majutamisega tegelikult täpselt sama asi. Ja siin tuleb arvestada seda, et majutamise puhul ei piirdu see ainult Eesti territooriumiga, vaid ka välisriigis elavate töötajatega. See tähendab seda, et kui ta elukoht on kaugemal kui 50 kilomeetrit ja ta selle lähemal kui 50 kilomeetrit oma eluaset ei ole, siis on võimalik selle majutuse eest maksta kui ettevõtluskuluna, ta on ettevõtluseks vajalik kulu ja sellisel puhul siis teda ka ei maksustata, on tavaline ettevõtluskulu. See maksude kulu jääb ära ettevõtjal. Nii, edasi, tervise edendamise kulu. See on nüüd 2018. aastast. Siin on põhimõte selles, et iga töötaja kohta 100 euro ulatuses kvartalis võib tööandja teha neid kulutusi, see on töölepinguga töötaja puhul, et tähendab, võib 100 euro puhul kvartalis teha neid kulutusi ja siis neid ka ei maksustata erisoodustusmaksuga. Praegu need maksustatakse. Nii, kusjuures siin on tingimus. Need kulutused, mida ettevõtja kavatseb teha töötaja heaks, need peavad olema teada kõigile töötajatele. Kõik töötajad peavad olema informeeritud, et tööandja maksab minu eest seal spordisaalis käimise ja neil peab olema võimalus, kas nad lähevad või mitte, see on nende endi otsus, aga võimalus peab olema ja see on päris karm asi, sest kohati on kuulda olnud, et seda ei taheta väga teha. Nii, seaduses on see kulude loetel on ammendav, siin on teatud piirangud selles mõttes, kuidas neid kasutada ja samal ajal ka tööandjal on õigus otsustada, milliseid kulusid ta ise kulutab ettevõtluse samal. Nii nagu see ongi tööandja õigus otsustada, milliseid kulutusi ma teen. Nii, autode erisoodustus, võimsuspõhisele printsiibile üleminek, ma ei toonud seda näidet küll siia, kuid ma võin öelda, mul jäi meelde näide, kus on 110 kilovatise võimsusega auto ja temal erisoodustusmaks väheneb võrreldes käesoleva aastaga meetodiga. Nii, ja see on siis, siin on võimaldamisel, tähendab, siin on nüüd terve mehhanism, kuidas moodi seda võimaldamist reguleeritakse, kuidas selle järgi siis toimida ja siin on siis sellised asjad, et põhimõte on selles, kui sõiduautot ei kasutata millekski muuks kui ainult ettevõtluse tarbeks, siis tehakse selleks Maanteeameti liiklusregistrisse märge ja järelikult sealt ei teki tal maksukohustust. Kui seda märget ei ole tehtud, siis sellisel autol tekib erisoodustusmaksu kohustus tulenevalt siis tema mootori võimsusest ja tulenevalt tema vanusest. Nii. Siin on ka, kuidas seda teha, see on tehnoloogia, see on ettevõtjatele, praegu on hirmud, et seda on kole keeruline teha, tegelikult ei ole.
ja näete, lõppeski ära. Lõppeski ära kuidagi ootamatult ja mul oleks väga hea meel, kui teil sellest infost oleks abi, sellist põhimõttelist abi. Tehnoloogiat me nagunii, need koolitused, sellised koolitused on üle 2 tunni, mis on raamatupidajatele ja ka veel piiratumalt veidi. Teeme kõigepealt aplausi, aitäh! Siis ma küsin hoopis publiku käest, et kellel oli sellest ettekandest abi? Näed, vastus sinu küsimusele. Jah, see on väga hea selles mõttes, et nüüd saab seda infot ka anda oma kõigepealt abikaasadele, siis lastele, siis tuttavatele ja nii edasi. Ja üks hea koht, kus seda infot nüüd saame omavahel arutada, on nüüd kohvipaus, mille me oleme siis hausalt ära teeninud. Ja tuleme tagasi siis 15:20. Nii, aitäh kõigile siis kuulamast ja kaasa mõtlemast.